Võib-olla selline esimene asi, mis mulle kohe nagu hästi tugevalt kõlama jäi, oli siis see, et kui me räägime inseneriõppest või üldse nendest noortest, kes täna päriselt tahaks midagi teha, siis need noored täna ei mõtle selle peale, et äkki ma pean ise hakkama selle jaoks ettevõtjaks. Teda see ei kõneta ja see võib-olla mõte on, et ära räägi keeles, millest noor aru ei saa, vaid räägi, et ta tahab oma unistust ellu viia ja kuidas ta seda teha saab. Me võib-olla räägime vahel valedest keeltest ja see on see koht, kus me takerdume, miks meil on võib-olla palju inimesi, kes loovad midagi, aga need ei jõua kuhugi. Ehk siis see oli see selline hästi tugev mõte minu jaoks, mis meelde jäi. Jäi meelde just see, kui tegelikult vajalik on dünaamiliselt õppekavasid uuendada. Nii Aalto ülikooli näite puhul, kus tudengitel anti võimalus kujundada õppekavasid ja samuti Martin Talfeldi ettekandest see, kuidas erialaaineid toodi läbivalt siis ülikooli kursusesse, alustades kohe esimesest kursusest. Need olid hästi huvitavad ja tundub, et väga vajalikud praktikad. Ma arvan, et jällegi see, et just see praktiline pool, et kuidas nagu saaks need tudengid ikkagi hands-on neid asju tegema ja neid motiveerida siis. Siin oli päris palju huvitavaid mõtteid, ma arvan, et see noortega töö juba tõesti väga varases vanuses, seal juba lasteaiast alates tüdrukutega just eraldi võib-olla tõesti tegutsemine, sest noh, teistmoodi kui positiivti peale just eriti nooremas eas ja nende julgus tehnikaga tegeleda tekib ja alles jääb ja püsib ja kasvab, siis nendest saab ka väga head insenerid. Väga palju inspiratsiooni ja ennekõike seda kindlustunnet, et me oleme Tallinna Tehnikaülikoolis kui kogu Eesti mõistes väga õigel teel ja tõesti nagu Tuula Teeri hommikul ökosüsteemile tähelepanu pööras just siia ökosüsteemi ühiselt koos panustada, et jättis väga hea mulje. Me oleme teinud väga suure töö ära, aga palju on nüüd minna.